Lisanne, kuule, sa käisid klubis Tallinnas või? Ei käinud või? Kindel või? Ei käinud. Tallinnas ei käinud, sa käisid Tartus, õige hea, sorry, minu paha käisid Tartus. Nonii! Heiki, tšau, oleme siin selle Michael Jacksoni juures siin. Ninaga. Oleme Lisanne juures, tema köögis. Kes veel ei tea, siis Lisanne on minu pikaajaline semu, kahjuks õnneks. Ma elasin kõrval trepikojas. Tänane video! Ma küsisin Instagramis teie käest, et mis on teie veidrad toidokombo. Toivo. Kes on teie veidrad toivod? Sa võiks teada teie onude kohta. Ma ei teadnud seda, et Liisa Pärnpuu oli ka seda varem teinud ja pani eelmine nädal vist video sellest üles, nii et soovitan ka tema kanalile minna vaatama, kuidas see läks. Küsisin Instagramis teie käest, tuli vastuseid üle 1000 vist. Põhimõtteliselt kõik kordusid, ehk kui sa sõid midagi veidrat väiksena, siis sa ei olnud üksinda. Seal oli näiteid, et võtsin pulgakommi ja panin selle vee sisse ja hoidsin seda seal ja siis pärast tõin vee ära. Aga me teeme seda nüüd Skittelsi ja viinaga. Keegi soovitas rummi koolaga, peaksime tegema. Pärast tänast on Lisannel on vaja voodi alla seda väikest potikest nagu siibrit on vaja Lisanne, sest et ma arvan, et peale seda ei ole kõht korras enam. Söödablett või? Ma tõin kuuma vee, Lisanne too kätte rääkti, kus see laps on, laps tuleb varsti. Okei. Still ugly. Nothing has changed. Esimene asi, mida me teeme siis. Pärast teil probably poleks nii. Sa tegid ka väiksena seda või? Ei, ma vaatasin ja öökisin, kui sa sõid seda. Saia panin kraani alla, siis panin suhkrut peale. Kui ma väike olin, meil ei olnud kausse, me panime otse kraani alla. Me ei elanud niuks. Vannist. Seal, kus sa käinud olid juba. Suhkrusaia vann. Sa lähed nagu paned pool sisse. Bon appetit. Rapsepõlve maitse. Ei ole ikka. Oota. Mulle see tekstuur enam ei meeldi, väiksena meeldis. Mõtle kõik need toitumisnõustajad, kes praegu vaatavad. Kringli-Eeriku. Sa sööd valget saia suhkruga, ma arvan, et see on nagu... Ta teeb järgi või? Ma jätan pärastuseks. Selle jood ära. Saiatükid ja suhkur või? Klimpid. Juustukuppe šokolaadipudinguga keegi soovitas. Ma ootan seda kõige rohkem, sest mulle need maitsevad nagu täiega. Nagu korralikult ikka. Ma ei tea, mulle meeldib. See on mu see Netflixi snack nüüd. Kutt tuleb küll Netflixi silmiga küll hajutan. Oota, ma käin korra ära. Oota, ma toon snacke meile. Ma toon pudingu ja saia. Ma panen veel sisse siia niimoodi, vaata. Serveerid ära, vaata. Keegi ütles, et kas ta värske kurk suhkru sisse ja see maitseb nagu arbuus. Ma ei usu seda miski pärast. Kui eestlased üritavad troopilised olla. Sa võiks teha. Siis kui petad Lisanne. What happens? Tegi rabarberiga seda. Ma ei tunne suhkrut. Täiega kurgi maitse on ja siis on pärast on suhkur. No arbuusi küll nüüd ei ole. See on võib-olla see arbuusi, see valge osa, see mis lõpp on. Ta jättis selle välja lihtsalt vaata. Ma ei saa aru sellest maitsest, see on nagu... Järgmine tore retsept on siis meie kalli sõbra Feel Me Now Girl from All In, All Over The World. Meie kallis Liina Ariadne pedanik, nimelt tema sõi väiksena siis leib või suhkur hapukoor. Sa pidid Viimsist olema, kas seal ei sööda mingit makrooni ja muffinit terve lapsega? Kuidas mina kujutan Viimsit ette? Viimsinna matšel. Kas see oli vegan hapukoor, Liina? Skaide partikli. Liina polnudki vegan. Liina polnudki selline saadik vegan. Nagu kui palju seda peab? Nii või? Liina, palun selgita. Liina, palun saada juhendid. Bon appetit, bon aqua. No. Well. Miks see hea on? On ju. See on mingi Viimsi rahvustoit või? All In võileib on päris hea, olgem ausad. Nüüd tuleb kõige jubedam asi üldse. Jah, minu õde. Sealt ta tuleb, ei tule. Tšau Grete. Ma ei tea, mis kurat teil viga on, aga iga teine retsept oli midagi, mille hapupurk oli kuhugi kas pistetud või see kõlab väga valesti, aga hapupurk maasiga moosiga. Hapupurke peab korruksutama või? Lähed turule vaata. Hapupurke või? Davai, kohe saab.
Linda, kas sa saaksid teise laua võtta? sa ei tule selle peale, kui näljas olid lapsed. kui sa oled tudeng ja sul ongi läge 2 asja kapis, siis sa paned neid kokku, see on see on tudengeine. arvan, sellest piisab nagu. mida sa solvad? vanaema teeb moodi kodus. anna mulle hapukurki. ma ei tunne. okei. maasikas siia peale. vaat selle peale on kaptus. kindlasti pöördu arsti poole, kui su välja ei tee, näeb selline välja. korraks on see maasikamaasi maitse, siis on nagu hapukurgi maitse, siis on jälle niimoodi, siis ma mingi... ma arvan, et see on hullem, et see on nagu rõve. aga ma siis ikka arvan, et see on sööta nagu. see on nagu tudeng. me võiks sellest rääkida, kui veider tüdruk Lisanne on terve oma elu. teate, mis ta väiksena tegi mulle? ta võttis minu pliiatsid minu kodus ja teritas ära, aga mitte ühelt poolt, vaid mõlemalt poolt. ta tegi mu pliiatsid kõik kahepoolsed. palun kirjutage mingi Insta DM-i, kui te tegite samamoodi pliiatsitega, sest et nagu... sest te peaksite vanglas maasika, toormoosi ja juustuga sai. I'm the weird one here, aga mulle meeldivad need, see soolane magus kombo. no see nagu, et sul on nagu komm suus, sa lähed merre ujuma ja neelad vett kogemata alla, et sul on ka nagu soolane ja magus. mida võrdlust? meil on väga delikates juust, nimelt on Hollandist pärit, toodud kaugelt maalt. ma olen siin Gordon Ramsay'ga. Sorry, ma ei taha, Joel, ostrat, oota võrra, ma kohe tulen. oo, see näeb fancy välja. mis universumis näeb see fancy välja? siis kui su kassil on mingi karvapall ja ta on, ma ei tea, mingi punapelti enne söönud. nagu rikun ära, aga ma panen sulle ühe mustikaga. ma tunnen seda juustu. ei meeldi või? see on iga päev juhtusaiu ja ma ei ole harjunud, et mingi siuke asi seal peal on. maasikad peaksid sobima ju fancy'mad nagu need juustud, neid süüakse mingi viinamarjade ja kõigega. see on jaemüügi Hollandi originaal, see ei ole fancy. moosi ära. ASMR, vaata neid. Crunch, crunch, crunch. sa ütlesid, see moosisaia ja juustuga pudingut praegu või? Lisanne. kuna meil mõlemal oli üks ühine asi, nimelt me käisime samas lasteaias, samas lasteaiarühmas ja hommikuti me sõime seal klimbisuppi. Klimbi piimasupp. ma ei tea, lasteaias sõingi viimati klimbisuppi ja valmista esmalt klimbid, okei. Rõve. Joel Ostrat teeb mingi siukseid asju. Joke. selleks sega lahti klopad. ja selleks sega lahti klopad või piimajaudet maitsestamata soolaga. mis asi on maitsestamata soolaga? loe uuesti korra. maitsesta soolaga, okei. kui me Koreas teeksime videot, siis kindlasti oleks teistest tema. aga sinu õnneks ei ole. mõtle, kas nad lasteaias tegid ka nendele mingi 100 tähega lastele niimoodi, et... kas nad nägid niimoodi vaeva või? ma ei tea, kas keegi armastab lapsi nii palju üldse või? äkki neil oli klimbimasin? mida? Lisanne, we have a rodent in our midst. sina saad tole klimbi ära siis. piimvesi on valmis, siin lõhnab praegu nagu lasteaia hommikutel, nii hea. nagu siiralt imestan, et me ei ole veel mingi tervet korteriühistust maha põletatud. I can cook, okei, vaata sinna nagu. siin on kook, sellega ta mürgitas oma eks-abikaasa. mis eks-abikaasa? vabandust, ta on lesk. Miunaator, don't come for us, ma tean, et sa oskad siit asjast siia teha. Fingers crossed, äkki saame Paljasporlandi uude kokaraamatusse. kas sa nagu puhud toidule peale või sa sööd seda senikaua, kuni sa teed mingi... jätke alla kommentaar. Oh, what the hell? It's the real deal. That is excellent. Hold up. The flavor, you know what I mean? mida helli? maitseb nagu lastel. maitseb nagu lapse. alustame trendi siis, et hashtag bring back klimbisupp. nagu reaalselt selle tegemiseks on vaja piima, jahu, muna või soola. Kalamaja inimestele võib ka mandlipiimaga teha. no nii, Salmonella, Lisanne ja Pasanteeria Henri lõpetavad siin. nagu ikka, kui sulle meeldis see video, siis jäta jäsepikedus pöial üles ja näeme ikka järgmine vaid tšau. nagu ikka, jäta jäsepikedus pöial üles. Pöial üles.
tõmbasin omale jahulinna, mul nagu see aevastus kogu aeg. Aevastab piruka välja. Mõtle, et see on maasoketšup. Mina koolis, mõtle, et see on hea toit.